tere, head konverentsi külalised, minu nimi on Marika Vivik, olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja räägin teile täna oma magistritööst jagatud hooldusõiguse rakendamisest Eestis Skandinaavia maade näitel. Kõigepealt luban avalikult tänada minu juhendajat, kes siis vaatamata oma seisukohtadele jagatud hooldusõiguse osas oli nõus minu juhendajaks hakkama ja mind lõpuks kaitsmisega lubas. Seda tööd polnud lihtne kirjutada, sest aastal 2013, kui hooldusõigus oli Eestis kehtinud alles 3 aastat ja oma teemaga tegelema hakkasin, leidsin igalt poolt vaid negatiivset suhtumist ja vastukaja. Mind peeti natukene hullumeelseks, kui julgesin kellelegi rääkida ideest, et laps elaks vaheldumisi 2 kodus nagu Skandinaavia maades. Eestis eksisteerivad ja nagu me tunnistama peame, eksisteerivad ka praegu sellised probleemid nagu suur elatisvõlglaste ja samas ka üksi last kasvatavate emade arv, üksi last kasvava vanema vaesusrisk ning kasvava kohtuvaidluste arv hooldusõiguslikes küsimustes. Järelikult me peame midagi ette võtma. Meie kõrval asuvad Skandinaavia riigid on jagatud hooldusõigust praktiseerinud juba mitukümmend aastat. Viimastel aastatel on see arv järjest tõusnud. Kui 90. aastate alguses elas Rootsis lahutatud vanemates lastest ainult 4% vahelduva elukoha mudeli järgi, siis tänasel päeval elab vahelduva elukoha mudeli järgi 90%. Norras ja Soomes elab nii iga 10. laps, Taanis iga 5. laps. Taolised probleemid nagu Eestis seal nii suurel määral puuduvad. Miks mitte siis leida sealt ideid ja lahendusi, mis võiksid sobida ka meile. Oma töös otsisin vastuseid küsimustele, miks on jagatud hooldusõiguse süsteem Skandinaavia riikides nii laialt levinud ja seda mitte Eestis. On sealsetes seadustes erinorme. Miks peetakse Eestis vahelduva elukoha mudelit lapsele kahjulikuks ja Skandinaavias mitte? Mis on jagatud hooldusõiguses positiivselt ja negatiivselt ning kas ja kuidas saab seda hooldusõiguslikku vormi ka Eestis rakendada? Skandinaavia riikides keskendusin enim Rootsile, sest seal kasutatakse seda mudelit kõige rohkem. Enam ei hakka seda oma tööd ümber jutustama, kui tooksin välja mõningad olulised aspektid, millest tulenevad erinevused ja mille üle võiksime arutleda. Kõigepealt vaataks siis hooldusõiguse tooni sisseviimist. Ühise hooldusõiguse ideed hakkasid Euroopas tugevnema 80. aastatel, mil hakati mõistma lapse vajadust mõlemale vanemale. Mõjuvateks teguriteks olid ka ühiskonnas toimuvad muutused, abielu oli kergem lahutada, sagenesid registreerinud kooselud ning tugevnes võrdõiguslikkuse printsiip. Riigid hakkasid oma seadustesse vastavaid täiendusi sisse viima. Skandinaavia riikidest oli Norra esimene riik, kes kehtestas hooldusõiguse institutsiooni. Seejärel Soome, siis Taani ja kõige hiljem Rootsi. Rootsi perekonnaseadus, föräldrabalken, jõustus tegelikult juba 1950. aastal. Hooldusõigust puudutavad sätted hakkasid kehtima 1998. aastal, mil kohtule anti võimalus otsustada ühise hooldusõiguse korral lapse elukoha üle vanema tahte vastaselt. Oluline muudatus tehti seadusesse 2006. aastal, mille raames omistati Sotsiaalametile kohtuotsusega samavääriline juriidiline jõud hooldusõiguse küsimuste käsitlemisel. Sotsiaalamet võib sekkuda lapse hooldusõiguse elukoha määramise ning suhtluskorra küsimustesse. 2009. aastal lisati täiendus, et Sotsiaalameti otsuse peale kaevata ei saa. Eestis viidi hooldusõiguse institutsioon sisse 2010. aastal, mis tänaseks on pea 10 aastat juba kehtinud. Eesti õiguses eristatakse 2 hooldusõiguse vormi. On ühine hooldusõigus ja ainuhooldusõigus. Tähelepanu tahaks juhtida 2 alternatiivsele normile, mis on õiguspraktikas segadust tekitanud ja mida on keeruline teineteisest eristada. Seda mitte ainult vanemate, vaid ka erinevate kohtuastmete vahel. Paragrahv 137 käsitleb siis ühise hooldusõiguse lõpetamist. Kui ühist hooldusõigust omavad vanemad elavad alaliselt lahus või ei soovi muul põhjusel hooldusõigust edaspidi ühiselt teostada, on kummalgi vanemal õigus kohtult taotleda, et lapse hooldusõigus antaks talle osaliselt või täielikult üle. Kui me pöörame nüüd tähelepanu sõnale osaline, siis võiks arvata, et selle alusel võiks me samuti kasutada 50-50 hooldusõigust ja ehk jagamist. Siinkohal on seadusandja silmas pidanud ühise hooldusõiguse piiramist, mitte aga jagamist osadena. Ja kuidas seda rakendada, seda pole selgitatud.
Teine norm 119, otsustusõiguse andmine ühele vanemale. Norm ütleb, et kui vanemad ei jõua ühist hooldusõigust teostades lapsele olulises asjas kokkuleppele, võib kohus vanema taotlusel anda selles asjas otsustusõiguse ühele vanemale. Aga mis on oluline asi? Kui vanemad vaidlevad näiteks lapse elukoha üle või kooli valikul või selle üle, mis trennis laps peaks käima või mis nime peaks laps kandma, siis kui ühe vanema jaoks pole see oluline, siis teise vanema jaoks on. Vaidlusaluseid küsimusi võib last ühiselt hooldades palju ette tulla ning seepärast ongi ühel vanemal lihtsam variant taotleda ainuüht täishooldust või pöörduda iga kord kohtu poole ja hakata vaidlema erineva otsustuse valdkonna või osa suuruse üle. Perekonnaseaduse eelnõu seletuskirja alusel loodi otsustusõigus selleks, et lihtsustada vanemate omavahelisi suhteid ja lapse esindamist. Kuid paraku see just põhjustab rahulolematust ja konflikte vanemate vahel. Skandinaavimaade seadustes eraldi otsustusõiguse andmist ühele vanemale pole. Otsustusõigus on mõlemal vanemal või vanemal, kelle juures laps elab või teevad seda vanemad koos sotsiaalametniku abiga. Skandinaavimaade õigussüsteemid eristavad 3 hooldusvormi. Sarnaselt Eestile on ühine hooldusõigus ja ainuhooldusõigus ning lisaks jagatud hooldusõigus. Kuigi Rootsi, Norra ja Taani seadustes otseselt 3. vorm puudub, on see võimalus loodud läbi vanema ülalpidamiskohustuse sätte, mis ütleb, et vanem ei ole kohustatud maksma elatist, kui laps elab vahelduvalt võrdselt mõlema vanema juures. Taanis oli kuni 2012. aastani jagatud hooldusõiguse institutsioon seaduses olemas, kuid muudeti põhjusel, et praktikas olevat see palju konflikte ja lastele liialt palju stressi põhjustanud. Kuid näiteks Soomes hakkab vahelduva elukoha norm selle aasta 1. detsembrist kehtima. Ühine hooldusõigus lõpetatakse ja ainuhooldus määratakse Skandinaavia õiguses ühele vanemale ainult äärmistel juhtudel. Rootsis on seadusandja vajalikuks pidanud selle meetme rakenduse eeldused ka eraldi normina kirja panna. Näiteks kui vanem kuritarvitab last või ei täida oma hoolduskohustust lapse suhtes ja selle tagajärjel võib tekkida oht lapse tervisele ning arengule. Kui nüüd võrrelda Eesti ja Skandinaavia maade seadusi, mis käsitlevad hooldusõigust, siis võib märgata, et Skandinaavia maade seadustes on palju norme, mis käsitlevad ja reguleerivad ühist hooldusõigust omavate, kuid lahus elavate vanemate õiguslikku korda. Skandinaavia maade õigus soosib ühist hooldusõigust jätkama. Eestis on see paraku aga vastupidi. Eesti õigus suunab vanemaid vaidluse korral hooldusõiguse kuuluvust valima, mis aga omakorda võib tekitada veelgi suuremaid konflikte. Tulles tagasi jagatud hooldusõiguse mõiste juurde, siis tähendab see olukorda, mil vanemad teostavad ühist hooldusõigust, kuid teevad seda eraldi elades ning nende õigused ja kohustused lapse suhtes on jagatud täpselt pooleks, kaasa arvatud lapse elukoht. Selle teostamiseks on vajalik 3 õiguse olemasolu, millele on viidatud ka Rootsi Fjellelda-Balkeni normi kommentaarides. Vanemate vahel eksisteerib üksmeel, mõlema vanema kasvatusvõime ning ootus, et vanemad teevad konfliktideta koostööd. Kõik see on võimalik, kui mõlema vanema ajaline panus on omavahel kooskõlas ja nende eluasemete vaheline kaugus ei ole liiga suur. Vahelduva elukoha kaalumisel peetakse silmas eelkõige lapse heaolu. Seejärel vaadeldakse vanema koostöötahet, seejärel lapse elukeskkonda ning kasvutingimusi. Selline põhjalik uuring tehakse koostööd psühholoogide, arstide ja teiste ekspertidega. Omavahel kokkuleppe saavutanud vanemad fikseerivad vahelduva elukoha seaduses sätestatud institutsioonis, kas siis sotsiaalametis, rahvastikuregistris või maksuametis. Kui nädalane intervall sõltuvalt lapse elukohast või muudest asjaoludest ei sobi, kasutatakse nädala lõppude jaotust, mida vanemad laps, seda pikem on periood. Vahelduv elukoht ei tähenda siiski seda, et lapsel on ametlikult 2 elukohta. Sissekirjutus jääb kehtima vaid ühe vanema juurde. Samuti pole mõeldav, et laps käiks 2 erinevas koolis või 2 lasteaias, kuid isegi kui tea juhtumeid, kus teine laps käib 2 erinevas lasteaias. Kui vanemad omavahel kokkuleppele ei saa, on kohalik omavalitsus kohustatud andma vanematele nõu ja tuge koostöö saavutamiseks. Norras on näiteks selleks institutsiooniks kohustuslik eellepitusmenetlus. Kõik kaasatud tugiteenused on vanematele tasuta. Kui eelnevalt sotsiaalametis kokkulepet ei saavutata, määrab hooldusõiguse ja elukoha kohus.
Siinkohal tuleb tähele panna, et Rootsis ja Norras võib kohus määrata lapsele vahelduva elukohaga ühe vanema tahte vastaselt. Eesti kohus lapse elukoha osas ise otsust vastu ei võta, vaid määrab kindlaks suhtluskorra ja annab elukoha osas otsustusõiguse ühele vanemale. Erinevus tuleb ka printsiipidest. Jagatud hooldusõiguse süsteemi pooldajad peavad olulisemaks ÜRO harta printsiipi lapse õigusest mõlemale vanemale. Vastased jällegi arvavad, et tähtsamaks tuleb pidada lapse turvalist ja stabiilset keskkonda. Nende arvates lähtub süsteem eelkõige vanemate heaolust, mitte lapse omast. Probleeme nähakse laste ebastabiilses eluolus, pidevas kolimises ning laste suhetes sõpradega. Eesti on perekonnaseaduse loomisel eeskuju võtnud Saksa õigusest. Seal aga ollakse seisukohal, et kui konfliktid on juba vanemate vahel olemas, põhjus, miks muidu lahku minnakse, siis jagatud hooldusõigus ainult pikendab pingeolukorda, mis omakorda koormab last psüühiliselt. Lähtutakse lapse elu stabiilsusest ja jagamine pole alati nii võrdne ja seetõttu on see printsiip ka Eestis kasutusel. Rootsi õiguses aga arvatakse, et lastele tuleb alles jätta mõlemad vanemad, kes vastutaksid võrdselt. Samuti seda, et lapsele ei tohi survet avaldada ning panendada olukorda, kui nad peaksid otsustama kummagi vanema poolt. Ollakse seisukohal, et ühine hooldusõigus viib vanemate rahuloluni, mis omakorda tuleb kaudselt kasuks ka lastele. Kui vanemad on õnnelikud, on ka lapsed õnnelikud. Leitakse, et jagatud hooldusõigus on kõige õiglasem viis lapse jagamisel. Lapsevaba nädal annab vanemale aega iseendale, tööle ja isiklikule arengule. Sest paljud tänapäeva lapsevanemad on vanuse poolest kõrgemas eas ja panustavad karjäärile ning isiklikule arengule, mida aga saab just vahelduva elukoha mudeliga teostada. Oluline aspekt on ka lapse huvid. Nüüd on tõesti 3 minutit, meil on ka minister, kellel on aeg täiesti piiratud. Nii et võtame kokku, ikkagi tähtis töö ja vähemalt oskused juba ka kirjaväljad. Head konverentsi korraldajad, doktorid, nüüd ei ole mõtet 15 minutisse pakkida, et teiseks korraks siis teadmiseks me võiksime sellest pool päeva rääkida rahulikult. Aga mis on see kõige olulisem järeldus, mis te saite mahtuma tampida, te osutu kurjaks inimeseks? Me püüaks mõne lause. Kas me võime täna öelda, et need 90% seal Rootsis, kes on lahendanud asja niipidi, on nüüd siis rahu või pigem rahu? No eks haigusi tuleb ka seal ette loomulikult. Et aga tugevus näitab, et see sobib vanematele. Et see 90% on pigem kõnekas. Et see on kõnekas just sellena, et järelikult see on lahendus. Soome Norra jääb kaugele maha sellest protsendist, millest seal asjad. Soome ja Norra jäävad päris kaugele maha selle näitaja poolest. On see 10, mis te seal nimetasite, need protsendikas asi on selles, et see ei ole kultuuriliselt omane või ei ole selle jõudnud lihtsalt see printsiip. No ma ei oska seda kommenteerida nüüd, et Taanis kehtis, nagu öeldi, see printsiip normina, kuid see muudeti, et nii kuidas ühiskonnas hoiakas muutuvad, nii muutub ka seadus. Kas Eesti on täna valmis minema üle jagatud vanemusele? Ma arvan, et mitte. Ja mis on põhiline probleem, et mitte? Kõigepealt tuleb muuta ikkagi printsiipe. Ja milliseid? Et lähtuda, et lapsel on õigus mõlemale vanemale, mingi uute norme. Et lapsel on õigus mõlemale vanemale? Et lapsel on õigus mõlemale vanemale. Hetkel see tundub, et Eesti seaduses nii ei ole. See tähendab, et seadusandlus on esimene koht, mis tuleks üle vaadata. Kõigepealt printsiip ja seejärel normid. Ma lihtsalt toon sotsiaalministrile head sellist sisendit, et ta saaks rääkida asjadest, mis on tõesti olulised. Ma tõesti vabandan, et niimoodi poole pealt katkestati ja segi läks. Ei, teil ei ole midagi segamini, meil lihtsalt ei ole seda aega, aga äkki me saame niimoodi teha, et me tuleme natuke varem pärast kohtukontsuli peale, jah, sellest tuleme koogipaust.